Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Iga kuu viimasel kuupäeval toob Kerlin Tiigemäe sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood AI uudiste ülevaate kaudu. Me tehisarutame inimestega, kes rakendavad AI't päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tiigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Veivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist! Tere tulemast kuulama taaskord AI Empowerment podcasti kuu lõpu eriepisoodi. Alates märtsist tuleb AI Empowerment podcastist üks episood kuus välja kuu kõige viimasel päeval ja mina, Kerlin Tiigemäe, olen teie ees ja jagan kõige põnevamaid, kõige viimasemaid uudiseid AI maastikult. Täna vaatame siis aprillikuud tagasi ja ütleme nii, et see oli päris hull kuu. Siin oli nii palju uudiseid, ma pidin nii palju valikuid tegema, aga vaatame siis, kus me jõuame, eks ju, ja kui pikk episood täna tuleb. Nagu ikka, alustame keelemudelitest, vaatame, mis juhtus OpenAI'ga, mis juhtus Anthropic'uga, samamoodi vaatame erinevaid rakendusi, erinevaid uusi pildimudeleid, mis välja tuli ja vaatame ka muu maailma ülevaateid ehk siis kõike seda põnevust, mis AI-maastikul käib, ma toon täna sinuni. Alustame keelemudelitest. OpenAI'l oli aprillikuus 3 väga põnevat muudatust, ta tõi turule uue sellise lipulaeva, lansseeris esimese spetsialiseeritud teadusmudeli ja näitaski natukene sellist pikemat vaadet, kuhu need liikumas on. Mis oli siis nende uus mudel? GPT 5.5, mis saavutas väga kõrgeid tulemusi arutlemise, agentsete ülesannete, arvutikasutuse ja koodi kirjutamise testides ja konkureerib siis Claude'i tippmudelitega. Ta on sama kiire kui GPT 5.4, aga on efektiivsem ja on siis hinnastatud täna $5 miljoni sisendtokeni ja $30 väljundtokeni kohta. Üsna kallis, aga on siis kõikides uutes plaanides olemas. Lisaks tutvustas OpenAI sellist mudelit nagu GPT Rosalind ehk siis oma esimest eluteadustele suunatud tehisarumudelit, mis suudab analüüsida teadusartikleid, kavandada katseid, luua bioloogilisi hüpoteese ja ta on siis parem GPT 5.4-st selliste erinevate teadusvaldkondade benchmarkides ja on saanud parema tulemuse kui 95% teadlastest. Nii et väga põnev, jällegi kättesaadav siiski ainult valitud ettevõtetele hetkel. OpenAI astus oma Codexiga siis sammu edasi sellise super äppi suunal, ehk et nende eesmärk on Codexi platvormis tekitada selline väga terviklik süsteem, kus on ChatGPT, Atlas ehk siis nende brauser ja Codex ise, mis toob kaasa siis sellise arvutikasutuse, mis on taustal, rakenduse sisese brauseri ja paralleelsed agendid, mälu, automatsioonid. Ja täna neid kasutab Codexit juba 3 miljonit inimest ja nad on öelnud, et kasutajate arv on kasvanud 70% kuu kaupa, ehk siis väga kiiresti kasvab ja võistlevad nad siis väga tugevalt Anthropic'uga, kelle Claude Code ja Claude Cowork on siis väga populaarsed hetkel. OpenAI tutvustas ka ChatGPT Workspace Agents lahendust, ehk siis Codexi ja siis selliste automatsioonide, tiimi automatsioonide jaoks, mis on siis ChatGPT ja Slacki ühendamiseks, ehk need liiguvad üha rohkem sinna enterprise ettevõtte maailma, et sa saaksid siis anda ülesandeid Slackist, säilitada mälu, tekitada selliseid töövoogusid, nii et väga-väga põnev. Nad tõid ka uue hinnastamise platvormi, nüüd on siis OpenAI ChatGPT'l $100 maksev pro-pakett, mis läheb siis ka Claude'i sellise järgmise makspaketiga kokku. Seal on siis oluliselt rohkem kasutusmahtu ja mõeldud just selliseks väga intensiivseks agendipõhiseks programmeerimiseks. Kes kasutab CarPlay'd, siis nüüd on olemas ChatGPT CarPlay's ehk siis Apple CarPlay's. Kui sa oled siis autos, saad häälrežiimil kasutada siis ka ChatGPT'd, ei ole vaja siis läbi telefoni teha, ehk siis mugavam, turvalisem lahendus. Ehk OpenAI liigub siis rohkem sinna ühe suure platvormi jaoks, üritavad kombineerida erinevaid oma lahendusi, mis on tõenäoliselt pikas plaanis päris hea lähenemine. Anthropicust nii palju. Anthropic tuli välja ka oma uue tippmudeliga, loomulikult Opus 4.7, mis on siis jällegi nende sõnul kõige võimsam avalikult kättesaadav mudel, edestab programmeerimise võrdluses GPT 5.4, eks tegelikult tuli Opus tuli enne ja siis tuli GPT 5.5
aga ta on siis täna ikkagi ütleme, et nad kolmekesi võistlevad, Gemini 3.1 Pro on ka jätkuvalt seal topis. Ja siis SV Benchmark, mis on siis ka see üks põhiline mõõdik, mille järgi vaadatakse AI keelemudelite tulemusi, siis Opus 4.7 sai 64%, kui varasem oli 53%, nii et päris kõrge. Samal ajal Mythos, millest me kohe hakkame rääkima, ehk siis nende selline salajane mudel sai väidetavalt 78%, ehk siis päris kõrge. Ja Mythodest rääkides, ehk siis Mythos oli siis Anthropicu selline salajane keelemudel, mis käidi välja hoopiski sellise müstilise projekti kaudu, mille nimi oli Glasswing, ehk see loodi koos Amazoniga, Apple'iga, Google'iga, Microsoftiga, Nvidiaga ja teiste partneritega sellise küberjulgeoleku koalitsioonina. Ja selle sisu oligi siis nende uus AI mudel Mythos Preview, mis väidetavalt leidis tuhandeid turvanõrkusi sellistes väga suurtes peamistes operatsioonisüsteemides, veebilehitsejates, leidis ka vigu, neid, mis on aastakümneid olnud nähtamatud ja täna siis Anthropic ütles, et see on liiga keeruline, liiga võimekas mudel, mida inimestele kätte anda ja nad leppisid kokku, et 40 organisatsiooni oli, kes saab sinna ligi ja nemad siis saavad hakata seda testima. Põnev kõige selle asja juures oli see, et kogemata 2 korda väidetavalt Anthropic lekitas siis Mythose mudelit, ehk siis kõigepealt alguses, kuidas häkkerid said sinna ligi läbi siis ettevõtte sellise avaliku vahemälu ja teisalt siis Discordi gruppi väidetavalt siis ka lekkis see mudel, mis on väga suur jama, millega siis Anthropic hakkama sai, ehk siis nende kõige parem, kõige võimekam mudel, mis saadi siis tehti kogemata kättesaadavaks põhimõtteliselt kõikidele inimestele ja kõikidele riikidele, kes siis vähegi tahaks, sest see liikus väga kiiresti see mudel. Eks me siis ole näha, mis sellest kõigest välja tuleb ja kuhu kohta seda hakatakse kasutama. Aga see ei olnud ainuke koht, kus selle kuu jooksul Anthropicu kood lekkis. Claude Code, nende kõige võimekam mudel, millega kõik järgmised mudelid on ehitatud, ehk siis nende arendustööriist samamoodi lekkis avalikku registrisse. Inimesed said ligi 1900 failile, 500 000 koodireale ja väga paljudele avamata funktsioonidele. Ehk siis tegelikult põhimõtteliselt kõik konkurendid, kes tahtsid, said teada, kuidas siis Claude Code töötab ja võiksid hakata seda kopeerima. Ja see on küll asi, millega Anthropic peab nüüd hakkama saama ja maadlema, kuidas sellest olukorrast välja tulla, sellepärast, et siiamaani on nemad olnud just need, kes on sellised turvalisuse eest kõnelejad ja väga ausalt kõigest rääkinud ja nüüd nad siis kogemata 2 korda lekitavad oma tippmudelid väljapoole. OpenAI muidugi ei jäänud vakka peale seda, kui Mythosest räägiti. Ta tuli välja GPT-5.4 Cyberiga ehk siis oma lipulaevaga selliste vabamate piirangutega mudeliga, mis oligi loodud kaitsvaks küberturbetööks ja nad tegid selle siis kättesaadavaks tuhandetele sellistele verifitseeritud spetsialistidele, aga mitte lihtsalt 40 ettevõttele, nii nagu tegi Anthropic. Nii et jällegi OpenAI proovis siis natukene üle trumbata seda, mida Anthropic tegi. Muudest koostöödest siis Anthropic tegi siis 2 suure partneriga koostöö oma siis arvutusvõimsuse kasvatamiseks. Kõigepealt Amazoniga leping, mis hõlmas $100 miljonit Amazoni tehnoloogiatesse 5 gigavatti arvutusvõimsust cloudi treenimiseks ja käitamiseks. Ja teise lepingu nad tegid siis Google'i ja Broadcomiga samamoodi mitme gigavati suuruse tehingu, et siis saada 2027 aastast endale sellist 3,5 giga TPU arvutusvõimsust. Nii et Anthropic väga tugevalt laieneb. Samal ajal siis, kui need lekked olid, nad ütlesid ka, et me oleme Claude Code'i kvaliteedi langusega tegelenud. Siin päris paljud kasutajad kurtsid, et ei piiratakse küll ligipääsu ja tulemused on kehvad. Ja Anthropic siis ütleski, jah, 3 väga kehva olukorda langesid kokku, mis siis tekitasid olukorra, et inimeste kasutusmugavus tuli alla, aga nüüd see on parandatult. Eks me siis näe. Ehk siis Anthropicu poole pealt kokkuvõtteks kahepoolne, ühelt poolt uued mudelid, väga võimekas, teisalt need 2 suurt leket põhimõtteliselt nädala vahega on päris keerulised, mis toovad kindlasti nende mainet alla, aga vaatame, liigume edasi Google'iga. Google'il tuli välja avatud lähtekoodiga päris võimas mudeli pere, uus Gemma 4,
ja seal on siis 4 avatud mudelit erinevatele seadmetele, nii telefonidest kui arvutiteni saad sa siis jooksutada neid väikseid mudeleid, on siis ka Apache litsentsi all, mis on siis võimalik rohkem kasutada suuremas mahus, toetavad koodi, visiooni ehk siis nägemist ja mitmeastmelisi ja agendiülisi ülesandeid, nii et jällegi võimalus, kui sa tahad mingiteks pisemateks töövoogudeks kasutada keelemudeleid, siis Gemma on see, mida kasutada. Neil tulid välja ka uued uurimisagendid, Deep Research Max, mis kasutavad siis Gemini uut Pro mudelit, otsivad veebist, allalaaditud failidest, MCP serveritest, erinevaid raporteid, graafikuid, infograafikuid ja saad siis erinevaid allikaid kokku kombineerida ja teha väga põhjalikke uuringuid. Deep Research on üks mu lemmik, millega erinevaid uuringuid teha. Väga soovitan seda, alati nende koolitustel ka sellest räägin. Ja Gemini on nüüd olemas ka Maci rakendus, ehk siis Apple'i fännid saavad rõõmustada, Gemini'd ei pea enam brauserist kasutama, vaid kui sulle meeldivad äpid, siis on nüüd olemas native Mac rakendus, mis on siis vestlusassistent koos ekraani jagamise, Drive'i, fotost ligipääsuga, pildi, video genereerimisega, et kõik on seal ühes rakenduses koos. Microsoft samamoodi liigub edasi agendiliste töövoogudega üha rohkem. Ja nüüd nad tegid kättesaadavaks kõigile oma Copiloti agendi funktsiooni, mis varasemalt oli ka Frontier programmis ehk siis sükestele üksikutele ettevõtetele, aga nüüd sa saad lasta siis Copilotil oma töölaua rakenduste sees oma failides möllata. Ehk siis sa saad dokumentides, tabelites, esitlustes anda talle ülesandeid sellisteks mitmesammulisteks tegevusteks, kus ta päriselt läheb midagi muutma, läheb otsima, läheb kohandama neid slaide, kui sul on tasuline Copilot. Ja lisaks väga äge uuendus, hetkel ainult Frontier programmis, aga saad vaadata, kas sa saad sinna liituda, kui sa oled valmis uute lahenduste katsetamiseks, siis Copiloti versioon Deep Researchis on Researcher Agent ehk siis agent ja nüüd on Microsoft ühendanud lõpuks OpenAI'le lisaks sinna ka Anthropicu Claude'i mudeli ja nüüd on seal Critique ja Council ehk siis selline kriitik ja selline ühine nõukogu või nõukoda, mis aitavad siis seda süvauuringut teha põhjalikumalt. Ehk siis ta valideerib läbi 2 mudeli, teeb selle otsingu ja siis kritiseerivad üksteist ja sina saad selle läbi paremat tulemuse. Ma väga ootan, et Microsoft üha rohkem paneks ka Claude'i enda erinevatesse rakendustesse. Keelemudelite poolt veel Meta tuli välja oma multimodaalse arutlusmudeliga Muse Spark, mis töötleb häält, teksti, pilte ja kasutab siis keerulisemate ülesannete lahendamisel ka agentide vastandamist. Ja nad ütlevad siis, et nende mudel on arvutlusvõime võrdlustestides konkurentsivõimeline selliste tippmudelitega nagu Opus või GPT 5.4. Programmeerimises jääb veel maha, aga tegelikult on ta siis selline avalik mudel, mis on väga võimekas ja tasub seda siis katsetada. Ja siis tuli ka veel väikestest mudelitest uuendusi Hiinast päris palju. Moonshot AI valikustas veel ühe avatud lähtekoodiga mudeli, Kimi K26, mis on jällegi väga hea, väidetavalt ka üle GPT 5.4, Opus 4.6, nii et tasub seal silma peal hoida. Alibaba tuli välja Qwen'i uue mudeliga, Qwen 3++, ka samamoodi arutlusmudel. Siis Hiina AI labor ZAI avaldas ka oma mudeli GLM 5.1 ja kõik siis väidetavalt on paremad kui meie siis suurte mudelite lipulaevad, nii et väga põnev, mis sealt Hiinas siis veel tulema hakkab. Nüüd liigume edasi rakenduste juurde ka, ehk siis ka rakenduste poole pealt päris palju uuendusi. Needsamad suured mudelite omanikud tegelikult tegid veel lisarakendusi, vaatame ka neid ja siis natuke ka muid mudeleid. Ehk siis pildid kõigepealt. Tuli välja OpenAI uus mudel, väga kaua oodatud ChatGPT Images 2.0 ehk siis 2.0, mis suudab siis enne pildi loomist planeerida, infot ja viiteid otsida ning tulemust ka vigade suhtes kontrollida. Ta on väga hea tekstiloomes, toetab 2K eraldusvõimet kuni 8 pildi korraga loomist, nii et katsetage julgelt, ma ka proovisin. See inimese consistent character ehk siis, et ta hoiaks mu nägu paigal või nägu samana, ei ole veel päris hea, aga kõik need visuaalid, kujundused, tekstid, need olid tõesti päris head.
Samal ajal tuli Anthropic välja Claude Designiga, mis on mõeldud just nimelt selliste tekstikirjelduste, ekraanipiltide ja koodibaaside muutmiseks väga interaktiivseteks, kas prototüüpideks, esitlusteks või turundusmaterjalideks. Et põhimõtteliselt sa võiksid panna sinna kogu oma brändisüsteemi ja lasta luua siis erinevaid disaine ja kujunduse. Katsetasin seda ka, minu brändivärvidega ta väga hästi seal hakkama ei saanud, selle järjepidevusega ilmselt vajab veel õpetamist. Mulle meeldib see, et mul on Claude'is oma skillid tehtud, mis kogu aeg toimivad. Claude tegi täitsa kenasti mul ka neid slaide. Ütleme, et ma arvan, et on sellise alustamiseks ja ideede genereerimiseks väga hea, aga võib-olla detailseks tööks täna veel mitte nii päris. Mis oli äge, on Claude'i Live Artifacts. Claude'i Artifacts on siis see, et tuleb ekraan 8, sa saad lasta tal koodi kirjutada ja paremal kohe seda koodi jooksutada. Nüüd Live Artifacts on siis see, mis on Coworki sees, ehk sa saad automaatselt värskenduvaid selliseid dashboard'e paneele luua. Ehk siis lood omale mingi vaate, mis lühendub näiteks sinu meilidega või sinu Slackiga ja see live funktsioon tähendabki seda, et ta iga teatud aja tagant teeb selle päringu, teeb sulle ülevaate, ehk põhimõtteliselt sul on oma dashboard näiteks sinu tegevustest, mis on väga-väga kihvt. Mõned üksikud uudisnoped veel, Claude'i Design MD ehk siis Markdown file, mis on mõeldud siis erinevate projektide ja kujunduste loomiseks, on nüüd kõigile kättesaadav, ehk siis sa saad ka sellist laiemat kujundusstiili kasutusele võtta. Google'il tuli välja arendajatele suunatud videomodel Veo 3.1 Lite, mis on siis sellise madalama võimekuse või soodsamalt kasutatav. Siis Google'il tuli välja ka seadmesisene dikteerimisäpp, ehk siis iOS-ile tasuta rakendus AI Edge Eloquent, mis muudab kõne reaalajas viimistletud tekstiks täielikult seadmesiseselt, ei liigu kuskile väljapoole, väga põnev, ehk siis privaatsuse poole pealt koht, mida katsetada. Ja Google'il tuli välja ka tekst kõneks mudel, Gemini 3.1 Flash to Text Speech mudel, mis võimaldab siis selliste helide klipikeste abil juhtida hääle tooni, tempot ja ka aktsenti. Muudest tööriistadest Adobe liigub ka üha enam sellise agendilise töövoo suunas ja loovtöö osas just nimelt. Neil tuli nüüd Firefly AI Assistant, mis suudab juhtida mitme rakenduse töövoogu korraga nii Photoshopis, Premiere'is, Lightroomis, Firefly's, ehk siis tegelikult mitmetasandiliselt neid disaine ja kujundusi luua, mis on päris põnev. Kursoril tuli välja Kursor 3, mis on siis ümber ehitatud kasutajaliidesega, võimaldab kasutajatel ühes töökeskkonnas käivitada paralleelselt väga palju erinevaid agente, ehk et ei ole vaja mitut agent avada, vaid saadki ühest kohast korraga veelgi efektiivsust tõsta. HeyGenilt tuli välja ka veelgi realistlikum AI avataride mudel, mis vähendab siis sellist inimeste identiteedi sükest kujundamist flow'd, et ei ole selline nägu sarnane, eks ju, kogu aeg ja see peaks siis seda nüüd parandama. Pika Labs, mis on ka videoplatvorm, avaldas Pika Stream 1.0, mis võimaldab AI agentidel liituda sinu asemel Google Meetiga ja päriselt siis videoavatarina kloonida seda kõnet. Ehk siis annadki ära enda näo oma AI avatarile. Alibaba Hiinast tuli välja uus pildimudel One 2.7 Image. Ideogrammil tulid välja uued funktsioonid, mis võimaldavad siis treenida kasutajal enda sellise visuaalse näite põhjal põhimõtteliselt ka oma avatari justkui sellist pildi generatsiooni põhja ja mida siis korduv kasutada. Ja GenSpark, kes on siis ka vibe codingu fänn, GenSpark on siis äppidele rohkem suunatud, lansseeris siis Code'il Claude Opus 4.7 sellise code build agenti ehk siis ehitamise agendi, mis saab siis rakendus- ja veebilehti luua. Ehk et väga põnev on pildi videomaailma uuendus seekord, seal on päris palju uuendusi ja ka ikkagi need agendilised töövood käivad igalt poolt läbi. Ja liigume nüüd tööriistades sellise suurema pildi juurde, kuidas AI mõjutab tööturgu, ettevõtlust, geopoliitikat, ka siin oli päris palju huvitavaid uudisnoppeid. Alustame OpenAI'st ja Sam Altmanist polegi nendest tükk aega rääkinud. Ja OpenAI kaasas erakordselt rekordilise rahastuse $122 miljardit ja põhimõtteliselt nende valuation on 850 miljonit ehk siis nende väärtus, mis varsti läheb siis, kas ma ütlesin miljon? Miljard, eks ju. 852 miljardit ehk siis nad on varsti $1 trillioni juures. Ja see 122 miljonit oli riskikapitali ajaloo üks suurim üksik kaasamine
Neil on käive väidetavalt 2 miljonit kuus, 40% tuleb äriklientidelt. Eelmine, kui me rääkisime sellest, et nad liiguvad rohkem äriklientide suunale. Nii et see on nende fookus täna selgelt. Siis lisaks OpenAI avaldas 13 leheküljelise poliitikadokumendi, milles nad kutsuvad ühiskonda üles valmistuma superintellekti mõjudeks. Ja pakutis välja selline uus ühiskondlik leping, kus soovitatakse muuhulgas maksustada AI-põhiseid kasumeid, robottööjõudu, luua AI-firmade toel riiklik varafond, mis maksaks ameeriklastele dividende ja nii edasi. Ehk põhimõtteliselt see hetk, kui AI on inimestest targem, meil polegi vaja midagi teha, kuidas siis selles maailmas üldse hakkama saada. Päris põnev lugemine. Tuli siis ka välja info, miks Sora kinni pandi, ehk siis OpenAI videomudel ja väidetavalt oli siis nende kulu ühes päevas $1 miljon. Ja neil ei olnud mõtet seda edasi arendada, eks ju, sest nende treenimine oli nii kallis, neid kasutajaid ei olnud eriti palju, mis annab natuke sükest sissevaadet siis kogu sellesse kulumaailma, mis AI mudelite arendamise juures käib. Ja üks süke huvitav olukord tekkis ka, kus üks 20-aastane mees vahistati peale seda, kui ta viskas Molotovi kokteili Sam Altmani ehk siis OpenAI juhi kodusuunas, ähvardas OpenAI peakontori maha põletada ja peale seda tundub, et Sam hakkas siis natukene mõtlema ja avaldas siis väga sellise isikliku kirjutise, kus ta ütles, et jah, tehisaruga seotud hirmud on põhjendatud, me oleme varem eksinud, me peame neid pingeid maandama, ehk siis seda AI vastast meeleolu on päris palju tekkinud ja tundub, et OpenAI on hakanud ka natuke mõtlema, et võib-olla nad on ka ise natukene selles süüdi olnud. Aga samal ajal eks nad kasvavad edasi, liikus ka siuke uudisnope, et nad väidetavalt maksavad enda siis uue sisemise projekti raames, uue mudeli raames kuni 4000 vabakutselisele vähemalt $50 tunnis, et luua eri ametite põhist treeningu andmestikku. Ehk siis me oleme varem ka rääkinud sellest, kuidas see data andmestik hakkab otsa saama, eks ju, ja neil on vaja saada meilt kasutajatelt, ettevõttelt treeningu andmeid juurde. Ja nüüd nad on leidnud siis 4000 erineva valdkonna tippspetsialisti, kes aitavad siin neid mudeleid treenida. Ehk siis kuidas on lennundus, kuidas on farmaatsia, erinevad teadused, kus kohas seal seda mudelit targemaks saab treenida. Nii et jälle üks koht, kus siis seda kaasatud raha kulutada ja toetada siis või investeerida siis nendesse vabakutselistesse. Antropicust ka nende 81 000 inimese uuring, millest ma eelmine kuu rääkisin, sellest on nüüd erinevaid noppeid juurde tulnud. Üks on selline, kus räägitakse nüüd ka sellest, kuidas see mõjutas siis inimeste otsuseid või kuidas nüüd inimesed suhtuvad AI-sse. Ja see uuring näitas, et inimesed, kelle töö kasutab Claude'i kõige rohkem, kardavad AI tõttu töökoha kaotust 3 korda enam kui need, kes kasutavad Claude'i kõige vähem. Ehk mida rohkem inimesed AI kasutavad, seda rohkem nad hakkavad enda töökoha pärast muretsema. Mis on ka loogiline, eks ju, siis sa näed ka päriselt sinna sisse, kuidas need mudelid töötavad. Siis suured hiiud ehk siis OpenAI, Google, Anthropic teevad koostööd, et tuvastada ja piirata Hiina AI ettevõtete katseid nende mudeleid destilleerida. Ehk see on see koht, kus võetakse siis neid suuri mudeleid, hakatakse sinna peale ehitama enda nii-öelda avatud lähtekoodiga mudeleid, tehakse muudkui päringuid ja nüüd nad üritavad siis selle vastu võidelda. Kuigi väidetavalt, eks ju, ka need suured on kunagi Hiina mudelite pealt treeninud ja nii edasi, nii et eks seal üks näpuga näitamine käib. Nüüd natukene tööjõuturust ka. Päris palju koondamisuudiseid tuli. Siin veebruarikuus oli üks USA ettevõtte nimega Block, mille juht on Jack Dorsey, kes vallandas siis 4000 töötajat oma 10 000 töötajast, samal ajal kui nende ettevõte teenis miljardeid ja miljoneid käibeid, miljoneid kasumit. Ja nüüd nad on siis ka välja öelnud, et see ei ole mitte märk siis ettevõtte nõrkusest, vaid see on panus AI-le. Ehk siis Jack Dorsey väidab, et juhtide roll info liigutamisel organisatsioonis on asendatav AI-ga, eriti kaugtööga ettevõttes, kus otsused, plaanid ja disainid on digitaalselt olemas. Tegelikult sul ei ole vaja neid vahejuhte sinna. Snap teatas, et nemad koondavad siis 16% oma tööjõust ehk umbes 1000 töötajat. Meta saatis sisememo välja, kus nad ütlevad, et nad hakkavad maikuus koondama umbes 10% oma töötajatest ja Meta on väga suur. Viitasid siis samamoodi tehisaru võimekusele, efektiivsusele. Samal ajal Meta lansseeris siis sellise projekti nagu Model Capability Initiative
et põhimõtteliselt nad hakkavad salvestama oma USA töötajate sülearvutitest erinevaid ekraanipilte, klahvivajutusi, hiiretegevust, et koguda päris sellist inimeste liikumisi oma AI-agentide treenimiseks. Ja väidetavalt sellest ei saa loobuda, põhimõtteliselt su variant ongi, kas sa siis töötad edasi või mitte. Nii, ja mõned muud nopped siis kiirelt veel maailmast. AI-agent avas San Franciscos poe, Andon Labs paigutas siis agendi Luna, andis talle $100,000 ja nüüd hakkab jagama seda, kuidas ta siis selle poe lõi, mida ta seal müüb ja nii edasi. Stanfordi AI indeks tuli välja, mis on üks aasta oodatum indeks, mis näitab, et tehisaru on jõudnud üle poole maailma elanikkonnani kiiremini, kui see tegi personaalarvuti või internet, kuid avalik usaldus sellele püsib jätkuvalt madal. SpaceX sõlmis kursoriga partnerluse, mis tagab siis idufirmale $10 miljonit ja annab tegelikult võimaluse SpaceXile see ettevõtte tulevikus ära osta. Deezer ehk siis AI muusikaplatvorm on öelnud, et nad on nüüd ka justkui AI muusikaplatvorm, sellepärast, et 44% kõigist platvormile iga päev lisatavatest uutest lugudest on juba AI poolt loodud. Ehk see on umbes 75,000 lugu päevas, üle 2 miljoni loo kuus. Ja kuigi siis see tuvastatavuse määr on väga madal, siis enamik neist siis ikkagi öeldakse, et see on pettus, need võetakse maha, nende pealt ei saa raha teenida. Aga ikkagi see näitab seda meeletut hulka, mis seal kasvab. SpaceXist korra veel üks väike uudisnope, nad plaanivad siis see aasta ka IPO-t, nii nagu paljud suured muud tehnoloogiaettevõtted. Nende hinnanguline maht on $1,75 triljonit, mis on siis kõige suurem IPO, mis on kunagi plaanitud. Canva on jälle ettevõtteid omandamas, ehk siis disainitöörist on võtnud SimTheory ja Orto, et jällegi AI-agente enda platvormile juurde tuua. Ja nüüd ka Eestist mõned uudised. Eestis siis muidugi Eesti AI-st, natuke erinevatest uudisnopetest ja ettevõtetest ka. Eesti AI algatus käivitas nüüd esimesed 15 projekti ja nüüd on siis räägitud ja toodud siis ka välja, mis need projektid on. Nad soovivad siis tuua tehisaru süsteemselt haridusse, ettevõtetesse, avaliku sektori ja tervishoidu. Ja esimest sammud nende eesmärk nüüd, mis on välja öeldud, on 100,000 inimest AI koolitada, mis on väga-väga muljetavaldav. Lisaks on neil ettevõtetele suunatud mentorprogrammid, toetused vahemikus 20,000 kuni 500,000 eurot, eesmärgid avaliku sektori tööprotsessi tõhustamiseks, TI-hüppe toetamiseks ja kindlasti ka tervishoiuks, mida ma väga-väga ootan, et luua uus perearstide infosüsteem, õppiv tervisesüsteemi andmeriik ja nii edasi. Ehk et ma väga loodan, et hoian pöidlaid, et Eesti AI projektil läheb hästi ja ise toetan seda ka, kus võimalik küll koolitamise ja muu enda panusega ka. Nii et igatpidi hoidke silm peal Eesti AI lehel, saate teada, mis programm sealt tulemas on. Justiits- ja Digiministeerium avalikustas ka esimese AI riskihinnangu, mis oli ka päris huvitav. Nad vaatasid üle 11 laialt kasutatavat tehisaru ja pilveteenuse ettevõtet ja andsid siis sellised hinnangud, et aidata ettevõtetel ja asutustel hinnata siis nende kasutuselevõtuga seotud õiguslikke, tehnilisi andmekaitseriske. Ja nad vaatavad siis tausta, GDPR-i, kulusid, infoturbestandardid, kõik võimalikke punkte, mis seal saab olla. Hindasid siis neid siukses valgusfoori metoodikal, nii et vaadake üle ChatGPT, Gemini, mis te kasutate, mida siis ministeerium selle tulemuste osas siis välja tõi. Ja veel üks huvitav dokument on avalikustatud digiriigi arengukava, mis seab siis sihi 2035 aastaks. Eesmärk on arendada turvalist, personaalset ja tehisarul põhinevat digiriiki. Selle eesmärk on või selle maksumus on umbes 1,3 miljardit eurot. Neil on 4 sellist tulevikustsenaariumi, kuidas võiks siis teenused ja tehnoloogiad tulevikus jaguneda ja liikuda. Ja eesmärk selle arengukava järgi on Eesti tõsta maailma üheks juhtivaks, inimkeskseks, turvaliseks ja läbipaistvaks tehisaru kasutajateks.
samal ajal säilitades inimeste kontrolli oma andmete üle. Nii et väga kaunis tekst, eks me siis näe, kuidas selle raames siis ka tegelikult seda raha kasutatakse. Ja teine uudis jälle raha kasutamisest tuli ka ministeeriumide poole pealt, ehk siis Euroopa Liidu fondide rahad järgmiseks 6 aastaks on ka välja öeldud ja erinevad ministeeriumid on hakanud siis kokku panema seda mahtu, et mida ja kuidas nad tahaksid ära kasutada. Nii et see osas toimuvad siis ka siin lähiajal läbirääkimised ja arutelud. Ja ettevõtetest ka, eks ju, erinevaid siin uudisnoppeid, Telia juht on öelnud, et AI-spetsialistid on väga kuum kaup, ehk siis nõudlus on AI andmeanalüüsi küberturbe spetsialistide järgi. Ja KPMG uuring just tuli ehk ka välja Baltikumi ja Norstati kaasabil Baltikumis ja nad vaatasid just nimelt suuremaid ettevõtteid vähemalt 5 miljoni eurose käibega ja seal on siis välja toodud, et 69% kasutab siis tehisaru tööülesannete täitmisel, aga tegelikult see nii-öelda sisuline osa on palju väiksem ja kõige levinumad on tekstipõhised AI tööriistad. Kõige suuremad ettevõtted eelistavad siis sellist ettevaatlikku lähenemist, aga 90% vastajatest üle 90 näeb, et töö kiireneb ja 84% ütlevad ka, et töötajad suudavad iseseisvalt probleeme palju paremini lahendada. Nii et potentsiaali on, aga samal ajal tegelikult ei osata ikkagi näha neid päriselt väärtusloovaid kohti. Ja küberturbe teemadel ka ma siin võib-olla proovin selle saate kokku tõmbata, ehk siis Tallinnas käivitus NATO küberkaitseõppus, mis oli päris huvitav, 4000 eksperti 41 riigist, kuna Tallinnas on siis NATO küberkaitsekeskus, siis iga aasta nad teevad siis sellist küberõppust IT-süsteemide elutähtsa taristu kaitseks. Nad simuleerivad siis 8000 reaalaja küberrünnakut ja vaatavad siis, kuidas erinevad ettevõtted, riigid, asutused on selleks valmis. Ja on tulnud erinevatest allikatest siis ka sellist hoiatusi, et kuidas siis tuleks veel rohkem olla oma ettevõttes ka sellise küberohtude vastu valmis. Prokuratuur isegi on hoiatanud AI-ga kasvava siis sellise andmesurve eest ja juhtivprokurör Sirle Melki on öelnud, et avalikul sektoril näiteks puuduvad praegu tööriistad, et tulla toime tehisaru abil loodud väga mahukate kuriteokaebuste ja võimalike AI-ga võltsitud tõenditega, ehk et tegelikult väga palju ja kasutatakse AI-d erinevate materjalide kokkupanekuks nii kohtutesse kui mujale ja see on toonud siis seda ka mahtu väga palju juurde ja tööülesandeid siis nendele asutustele juurde. Samal ajal Eesti sideoperaatorite selline infokild tuli välja, kus nad ütlesid, et nad on 2026 aasta esimeses kvartalis blokeerinud juba 5,6 miljonit petukõnet, ehk siis see on peaaegu sama palju kui eelmisel aastal kokku. Ja Elisa on siis välja toonud ka sellise fakti, et need petturid liiguvad nüüd uude faasi, kasutavad rahvusvahelisi, kasutavad juhuslikke numbrikombinatsioone, väga suurt kõnemahtu ja see on juba natuke selline teenustõkke rünnaku moodi, et tahetakse süsteemid maha võtta ja see on päris ohtlik, nii et mõtle, kui palju su organisatsioon on selleks valmis. Ja Eestis on siis üks äge iduettevõte Fishbite, mis sai ka riigilt toetust 100 000 eurot sellise innovatsiooni toetuse, et arendadagi just nimelt tehisarul põhinevat ründesimulatsioonide platvormi, et veelgi enam ettevõtteid sellele teekonnal toetada. Nii et ütleme nii, et see maastik on väga kirju alates sellest, et Antropicul tuleb välja Mythos, mis justkui kõik küberturbe ohud sul välja leiab, on kurjategijad, kes kõiki neid asju kasutavad ja siis meie ettevõtted, kes tahaksid tegelikult turvaliselt oma tööd teha. Nii et mõtle, kui palju su ettevõte on selleks valmis. Ja siis ka kõik muud uuendused, eks ju. Kui sul mõningad asjad siin silma jäid, siis vaata jaokirjeldusest leiad sa ka neid linke ja kokkuvõtteid, aga tegelikult kenasti nende suurte ettevõtete kodulehtedelt leiad sa ka detailsema info alati koos igasuguste juhistega, kui sa tahaksid nendel teemadel natukene lähemalt lugeda ka veel. Mina tänan sind, suur tänu, et sa jälle ühe sellise pika kuulõpu episoodi minuga veetsid ja loodetavasti said siit mõtteid ja noppeid. Kui sa veel ei ole pannud follow, siis kindlasti pane follow kas siis YouTube'is või Spotify's või Apple Podcastis, et järgmise kuu lõpus see teavitus sulle tuleks, kui ma jälle uue episoodiga tulen sinuni, et oleksid eestikeelsete AI uudistega kursis. Aitäh sulle ja mõnusat AI maailma avastamist või jätkuvalt kasutamist.
tšau ja näeme järgmisel kuul. Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.